Kui sa oled Montessori huviline, siis oled sa ilmselt Montessori meetodi kohta juba lugenud raamatuid, artikleid, vaadanud videoid, võib-olla isegi siin meie Kadrioru Montessori kooli YouTube'i kanalil ning sa oled tõenäoliselt hästi kursis, et Maria Montessori jagas lapse arengu 4 suuremasse arengujärku. Mina olen Riina ja ma olen vanuse 6–12 Montessori juhendaja ning siin selles videos annangi lühidalt ülevaate nendest punktidest, mis puudutavad last vanuses 6–12. Enne aga, kui me nende punktide juurde asume, ma sooviksin mõnele asjale tähelepanu pöörata. Näiteks ma arvan, et on oluline teadvustada, et sellisest arenguetappide teooriast on rääkinud väga erinevad kasvatusteadlased. Ja kuigi need vanused nendes teooriates võivad õige pisut olla siia või sinnapoole, siis on üsna selge, et just nimelt selles vanuses, kui laps hakkab minema kooli ehk seal 7. eluaasta paiku, toimub lapse arengus üks selline väga oluline samm ja väga oluline murrang. Teine asi, millele mõelda, on kindlasti see, et need arenguetapid ei ole sellised asjad, mis juhtuvad üleöö, vaid need tulevad järk-järgult ja on iga lapse puhul väga individuaalsed. Et kui me räägime näiteks siis Maria Montessori järgi sellest teisest arenguetapist ehk vanusest 6–12, siis just seal 6. eluaasta paiku hakkab laps liikuma teise arengujärku. Mõnel me võime näha neid esimesi märke juba seal enne 6. eluaastat, mõni enamus jõuavad sinna just siis, kui nad hakkavad 7 saama, mõni isegi vahetult enne seda, kui ta hakkab juba 8 saama. Ehk et see on iga lapse puhul väga individuaalne ja ka see, et kuidas nad liiguvad, et see kõik ei toimu korraga, vaid te hakkate märkama mingisuguseid märke ja siis teisi märke. Ja mis märgid mõnel lapsel enne ilmuvad ja mis pärast, see on ka väga individuaalne. Ehk et kui sul on vanuses 6, 7 või 5 või umbes sealkandis laps, siis jälgi seda ja vaata, kuidas see liikumine toimub. Ja kolmas oluline asi on see, et see laps, kes oli varem, kes oli eelmises arenguetapis, loomulikult jääb alles. Tema olemus, tema iseloom, see, kes ta on ikka seda edasi. Kõik see, mida ta on omandanud esimeses arenguetapis, kõik see, mida ta on õppinud, millist vundamenti ta on endale ladunud, see ei kao kusagile, ta on ikka alles. Mis aga muutub nende arenguetappidega on see, et kuidas laps hakkab maailma nägema, kuidas ta soovib, et temaga suheldakse, kuidas ta tahab, et temale lähenetakse, kuidas tema mõtlemine toimib ja läbi selle meie lapsevanemate ja õpetajatena saame mõelda, kuidas me siis talle pakume erinevat infot, pakume talle teadmisi ja aitame tal areneda. See vanusevahemik 6–12 tähendab last, kes käib koolis esimeses või teises kooliastmes ehk et 1.–5., 1.–6. klassis. Ja seda arengujärku nimetas Maria Montessori sõnaga lapsepõlv. Ja see lapsepõlv on üsna selline rahulik ja stabiilne aeg, kui võrrelda näiteks eelneva arengujärguga, mis oli selline tohutu intensiivse arenguperiood, või ka järgneva arengujärguga, kus laps on juba teismeline, jälle väga tormiline aeg, siis see lapsepõlve aeg on tegelikult üsna rahulik ja stabiilne. Ja see annab lapsele ressurssi tegeleda intellektuaalsete teemadega, tunda huvi intellektuaalsete teemade vastu. Märksõnad, mida välja tuua, on vaimne iseseisvus. Ehk et laps soovib liikuda isemõtlemise poole. Ta hakkab võib-olla eralduma või isegi kohati vastu vaidlema sellele, mida kodus räägitakse. Võib-olla kuuled kodus rohkem seda, et aga õpetaja ütles nii. Ehk et selline väikene eraldumine kodust ja oma sellise iseseisva vaimse maailma loomine, mis käib väga käsikäes järgmise punktiga, ehk et arutlev meel. Arutlev meel, aita mul ise mõelda, on see, mida laps tahab öelda. Ta soovib väga aru saada asjade põhjustest, miks miski on nii, nagu ta on. Ta soovib aru saada asjade seostest ja ta on võimeline sellest aru saama, ta on võimeline selle kõige üle arutlema ja ta väga sooviks tegelikult nende erinevate vastusteni jõuda võimalikult iseseisvalt. 3. punkt, kujutlusvõime
ja panen siia ka kohe teise sõna, abstraktsus. Ehk et see, kuidas laps maailma tajub ja kuidas ta on võimeline mõtlema, on nüüd väga erinev sellest, kui see oli lasteaia eas. Lapsel on suur kujutlusvõime, ta on võimeline enda jaoks kujutlema ka neid asju, mida ta kohe otse enda ees ei näe, vaid ta peab neid nägema enda kujutluspildis. Tal tekib ka abstraktne mõtlemine, ehk et mis on selle millegi taga, kõik ei pea enam olema nii otsene, et sümbolid näiteks on need, mida ta hakkab mõistma. Suured teadmised. Teda huvitavad väga suured teemad, väga suured küsimused tekivad. Jällegi, miks miski on nii, nagu ta on. Ja me mõnikord pelgame, et selles vanuses laps ei saa veel asjadest aru, aga ta saab, kui neid teadmisi anda talle sellisel õigel kujul, temaga arutleda nende üle, küsida küsimusi, kuulata tema küsimusi ja ka rääkida nendest inimestest, nendest suurtest inimestest, kes on ajaloos elanud. Tegelikult need teemad kõik väga huvitavad selles vanuses last. Liikumis- ja valikuvabadus käsikäes vastutusega. Et selles vanuses laps on väga füüsiliselt aktiivne, ta tahab liikuda väga palju ja seda me peame arvestama ka klassiruumis, et lapsel peab olema see liikumisvabadus ja valikuvabadus. Ta on nüüd võimeline tegema ise oma valikuid ja otsuseid ja ta on võimeline nägema seda põhjust-tagajärg seost, ehk et see, et mingi asi, mingisuguse valikuga kaasneb ka teatud sorti tagajärg, teatud sorti vastutus. Et see on see, milleks ta on nüüd valmis, milleks ta on võimeline ja seda me peame järk-järgult hakkama laiendama ja ära kasutama selles mõttes, et me on ju väga oluline, et laps tegelikult õpiks sellist vastutust ja õpiks tegema ise oma valikuid. Moraalsus. Selles vanuses lapsel on väga oluline õiglus. Mis on õige, mis on vale? Näed, keegi teine eksis, ta tegi nii, on ju, see oli vale. Ta väga tahab, et tema suhtes ollaks õiglane. Ta väga näeb neid õigluse seoseid ja ta võib ka tulla väga sageli kontrollima, et kas see, mida ma siis nüüd arvasin, oli ikkagi õige ja see võib siis väljenduda sellise kaebamisena kohati, et näed, ta tegi seda või teist või kolmandat. Ehk et moraalsus on ka selles vanuses lapse üks väga iseloomulik ja oluline tunnus. Tooksin veel välja kangelaskujude jumaldamine. See on see vanus, kus me näeme, et Harry Potteri raamatuid loetakse, neelatakse. See muutub nii huvitavaks. Seal on ühendatud see kujutlusvõime, selline natuke abstraktne mõtlemine kohati ja see kangelaskuju. Ka muud kangelaskujud, aga ka reaalsed inimesed, kes on ajaloos elanud, nagu ma enne ka mainisin, et tegelikult me julgelt võime rääkida suurkujudest ajaloos, rääkida elulugusid. Nad tahavad vaadata alt üles neile ja samas nad tunnevad, et nad saavad nendega samastuda. Ja ma tooksin veel välja sellise asja, mis ei ole otseselt nagu iseloomustus, vaid see on, ütleme, selle lapse vajadus. Tal on vajadus sellise orientatsiooni ja korra järele. Selles vanuses laps kõige tõenäolisemalt oskab hoida oma tuba korras. Väike laps ei ole seda veel õppinud. Teismelist üldse ei häiri, kui tema ümber on tohutu segadus, pigem ta tunneb ennast selle segaduse sees mugavalt. Aga selles lapsepõlve eas olev laps tegelikult vajab sellist selgust, orientatsiooni enda ümbritsevas keskkonnas. Ja mitte ainult füüsilises keskkonnas, vaid ka selles, et ta teab, kust mingisugune piir jookseb. Ehk et see on see vabadus piiride sees, et tal on valikuvabadus, aga see valikuvabadus on teatud piiride sees ja ta teab, kus need piirid jooksevad, miks need sealt jooksevad ja mis võivad olla tagajärjed. Ehk et sellist mõnusat kulgemist saab ta siis teha, kui tal on olemas see selline raamistik ja kord. Ja kui hariduse poole pealt rääkida, siis see ongi cosmic education, mida me Montessoris pakume vanusele 6–12. Ehk et kõik see seotus, see, et asjad on kuidas asjad on omavahel seotud, et nad on seotud, kuidas laps ise selle kõigega on seotud, et ta tajub oma rolli selles, see ongi see orientatsioon, et ta teab, kus tema asub, kuidas miski mõjutab midagi.
moraalsus ehk et ta tegelikult tunnetab oma vastutust. Ta teab, et tema valikud saavad muuta maailma paremaks. Ja kõik see selline, kuidas me tegutseme, kõik see korraarmastus sinna juurde, suured lood, mida me räägime, see kõik toetab siis neid lapse vajadusi ja ka lapsevanemad saavad kodus siis neid lapse vajadusi arvesse võtta.